No tervitus, et järjekordselt auto on pakitud sõiduvalmis ja lähme seekord siis lastega Tanavjärve äärde. Et meiega on liitumas veel paar autot, aga need inimesed soovisid YouTube'is mitte osaleda, seega austame nende soovi ja ma neid kaadri peale ei jäta. Aga tõenäoliselt autosi ma kuskilt nurgalt ikka näitan, et näete siis ka teiste inimeste matkaautosi. Vot. Aga jah, päike taga loojub vaikselt ja hakkamegi vaikselt siis autos särast sättima ja vaatame, ilmselt jõuame Tanavjärve äärde üpris pimedal ajal. Aga mis seal ikka, sõidame sinna, teeme võib-olla lõkk ülesse, et vaatame, mis toredat me seal teha saame. No nii. Lapsed on kinni pandud ja hakkame siis sõitma vaikselt. Oi, Eli seda leidis selle mängu, tule. Lastele nutikad kätte antud, siis on kogu majas sõidu ajal. No nii. Jõudsime kohale, jah. Ja teeme panni free kartuleid. Jah, siia on ikka omajagu mööda kruusateed sõitmist ja pimedas on suhteliselt kehv, aga kohale me jõudsime. Auto on küll mingi... Üks pere veel. Jah, et kallak on päris suur, et nüüd sõidu ajal kustus küte ka ära ja proovi. Siin toas. No külm on veel, jah, aga paneme kohe kütted uuesti ilusti tööle ja siis saame toa soojaks hakkama süüa tegema. No nii. Meie õhtusöök on valmis saanud. Täna on siis free kartulid ja viinerid. Vaadake, mis maad. Jah. Söögi kõrvale paneb natukene juustu ka endale, jah. Teate, kuidas ma oskan, siis ma käin akrobaatikas. Just. Sul on nüüd paari nädala pärast on võistlused ka. Ei, esinemine. No ongi ju esinemine võistlused. Vaat, aga me sööme ära ja siis vaatame, õues on lõkkease, oli RNK poolt väga ägedasti juba ära tehtud, et põhimõtteliselt tõmba tikku ja lõkke läheb põlema. Et küttepuid oli ka ilusti olemas seal. Et vaatame, teeme söögid ära, teeme lõkke alla, siis varsti peaksid meil tuttavad ka siia jõudma ja siis vaatame, mis me teeme ja kuidas me teeme. Väga hea parem kui kodupliidi. Muidugi, matkaautos maitsebki kõik söök paremini, eks ole, lapsed? Siis tuleb Stennu. Ja, siis tuleb üks bussi täis rahvast veel. Vot, nii, aga selge, hakkame sööma. No nii, päev sai kiirelt lõpule. Et tuttavad tulid ka siia ja siis lihtsalt tegime lõket ja chillisime, lapsed möllasid erinevate autode vahelt, et aga praegu lapsed jäävad tuttu. Tšau lapsed ja töö. Ja näeme siis juba hommikul uute toimetustega. Ainult tuttavamad inimesed olid siia. Ja, tuttavad inimesed olid. Ainult meie tuttavad. Aga lähme magama ja siis vaatame uuel hommikul edasi. No nii, teine päev on meil ja meil sai gaas otsa täna hommikul, kui hakkasime hommikusööke tegema. Ja siis kiirelt guugeldasin ja esimene gaasipunkt, mis ma leidsin, oli Riisiperes, sinna oli 39 kilomeetrit. Aga kuna ilma gaasita ei ole võimalik ööbida selles bussis, siis hakkab külm, siis tuli see trip ette võtta, aga õnneks tee peale ei padise alevik. Ja siin on mingisugune auto varuosade pood, kust õnneks sai ka sedasama gaasi, et vedas. Seekord piirdus ainult sükese 20 kilomeetrise tripiga, et saab kenasti tagasi sõita ja gaasipallooni ära ühendada ja toa jälle soojaks. Nii et keeruline on, kui on üks balloon, et peaks ikka ühe tagavara vähemalt 5-kilose ballooni endale auto peale muretsema, et kui peakski gaas otsa saama keset tööd, et siis on võimalik vähemalt ringi tõsta teise gaasiballooni peale. Vot, aga siuke seiklus siis praegu.
nii, et tegelikult on see matk meil ammu läbi ja nädalakene on juba mööda läinud. Ja ma mõtlesin tükk aega, et kas ma panen selle video üldse kokku või mitte, kuna tegelikkuses ju väga sisu sellest matkast ei tulnud, sest et osad ei soovinud, et me seal filmiksime, teisalt oli kogu aeg tegemas, kuna lapsi oli palju seal, et siis jah, väga ei jõudnud midagi seal filmida. Seekord läks siis nii, aga mõtlesin, et panen ikkagi selle video kokku, et tuli, mis siis tuli, mõned droonikaadrid võib-olla kellelegi meeldivad siin, aga vähemalt saame näidata, et me ikkagi metsas käisime, aga jah, mingid väga sisukat videot sellest ei tulnud, aga seekord siis nii. Ja võin saladuskatte all öelda, et varsti on tulemas juba üks vägev üritus, mida me üritame ka kajastada. Et sellekohalise plakati või siis pildi ma panin ka meie Facebooki, YouTube'i lehele ülesse. Et 14. detsembril siis teeme enda karavaanist jõulukaravani ja teeme sihukese ürituse koos Saku vabatahtliku pritsumeestega siis, et paneme jõulutuled külge, jõuluvanad autosse ja päkapikud ka ja pakume lastele siis kommi ja sooja teed. Et kellel vähegi huvi, siis 17.30 oleme Kiisa turuplatsi juures ja 18.30 oleme umbes siis tagasi Saku gümnaasiumi tagahoovis. Et võtke lapsed ja pered kaasa ja tulge vaadake, mis huvitavat me seal siis teeme. Vaat. Aga selge, mis seal ikka. Seekord siis pidite leppima sellise videoga, aga loodame, et järgmised videod tulevad siis juba sisukamad. Nii et olge tulid ja tšau.